Närvis või? Mis pulss teeb? GMV 153. Rihm suitseb. See tähendab, sellepärast kartuli jõudnudki vedada ka. Kas mingi asi ei pöörle korralikult või? Miks teie BMW teeb Corvetti häält? Ma ei tea. Noh, koer. Närvid läbi. Ärge seda kodus proovige. Sa mikrit ei taha. Räägid kõvema häälega. Okei. Ühesõnaga, tere! Tere! Mis päev täna on? Täna on esmaspäev, 2. juuni. Ja millal TRF on? TRF oli 2 päeva tagasi. Ja kas see Bill käis seal? Ei käinud. Miks? Sest et me ei jõudnud valmis. Miks? Sest päevas on liiga vähe tunde. Okay. Üritasime. Asi ei olnud nagu tahtejõu puuduses. Siin tulid suuremad jõud mängu pigem. Mis sina omalt poolt aitasid auto valmis saaks? Tõin asju Tallinnast ja keelasin mõne Bolti kinni ja rohkem ei teinki. Mis ta sai üle? Viimases videos sumpa oli valmis juba ja turbo rippus või? Kõik oli valmis. Sumpa oli valmis, turbo rippus, sisselase ei olnud valmis. Ühesõnaga, siis näitame sealt, kus poolel jäi ja siis pärast räägime muust edasi. Ülesse läheb ta. Blondi. Kogu YouTube näeb, et siin lastakse sügada. Nii, ühesõnaga. Härra omanik. No. Svensson. No. Mis sa koperdad? Šumuti oli all. Šumuti, jah, see ei ole šumuti. Ühesõnaga see roostavaatoru oli all, turbo oli paigas ja siis edasi sai üks krääga viina tehtud. Sees on rist täitsa. Seda on isegi... Vaatame näita. Seda on näha. Jah, rist, roostes. Roostes rist. Jah, Screamer. See on isegi seda veiskide vart näha. Ja siis hakkab pihta. Kas keegi on kokku arvutanud, kui pikk see asi siin on? Ei. Siis ta pöörab. No puusad pakuks, et selle pikkus on pool ballooni kaasas. Alumiiniumitega ei lähe nii palju. Roostavaga läheb rohkem. Ei, roostava peal oleks 3 ballooni. Aga siis on põhjuselt balloon ju kaasi selle pikkuseks. Jep. Kasti all on mingisugune asi. Kasti all on kuumakate, jah. See ei täida nagu muud eesmärki hetkel. No, paar tilka võtab ka kinni. Püüab kinni, aga noh. Kuule, sina ole kus seal? Näiteks kasti täitmisel oli ka teema, et ma pidin siia järgmise augu puurima, sest muidu ma ei näinud, millal kast täis on, siis oleks terve see vaim ka täis on. Aus. Et noh. Aga põhimõtteliselt see, mis siit tagant tuleb, siit on esimene osa
mis on täitsa eemaldatav ja on ainult klambritega kinni. Siit edasi on teine osa, mis on siis jäigalt kere ja igal pool mujal kinni. 3 punktist. 3 punktist ja siis siit hakkab järgmine osa, mis on ka jällegi ainult lõdvikutega. Ja sealt eest juba läheb Veel üks osa on vahel selle lõdvikuga, sest et muidu ei mahu see välja. Ühesõnaga lõdvik, toru, lõdvik, toru, lõdvik, toru, lõdvik. Vaba, toru, 4. lõdvik, toru, Kojamehed. klamper. Ühesõnaga põhja alt sai sükene. Toru on natukene värvi muutnud. Eest on mingi ühte värvi, tagant on teist värvi, sellest räägime pärast poole. Siit on ka värvi juba muutnud. Väga hullust ei leki midagi. Väga hullusti mitte. Mõnest kohast siit sealt midagi ikka tuleb. See muidu läheb rooste. Aga ühesõnaga lase alla. Turvakaar sai tuppa. Turvakaar sai tuppa, ukse saab lahti teha. On iste, tegelikult on ka vöökinnitused, kuigi vööd vedelevad siin. Ja turvakaar. Ja kustuti. Ja kustuti aktivaator. Ja siis vist ma arvan selle väga palju poleemikat tekitanud see juhtmestik. Et jah, päevaga ei tee juhtmestikku. Summa summarum oli 3 päeva. 3 päeva. Aga need ei olnud inimliku pikkusega päevad. Ja eeldus oligi see, et tegelikult kogu kodutöö oli suuresti tehtud. Pinnaudid olid kõik valmis. Nii palju, kui seda saab skeemiks nimetada, see oli valmis. Et oli ainult tegemise rõõm. Ja kuna Makseku on siuke äge aju, millel on kohe valmis pistikutel on juba juhtmepundid küljes, et oli leiutamist, asjast tegemist oli vähem. Siin on hetkel normaalne harakapesa, sest see oli vaja kõik lahti võtta. Seda ma räägin ka kohe, miks see oli vaja kõik välja kiskuda. Siin seda elu on. Ja see on ka ehe näide sellest, et kuidas on see kiire juhtmestiku tegemine. Lisaks, mis tegi kogu protsessi kiiremaks, on see, et kogu juhtmestik on teibitud, mitte termokahanevaga tehtud, mis tegelikult kiirendab seda nagu meeletult palju. Aga jah, eks lõppkoks nagu normaaltöötundides ma arvat ikka mingi nädal vist. No julgelt nädala. Selles võttes, et need olid ikkagi 16-tunnised päevad vähemalt, mitte rohkem. Jep, et niimoodi ta saisid kiiresti. Sest on see külma pool. Aga jah, mis meil siis juhtmestikuga on? Juhtmestikuga meil on hetkel üks häda. See on see sama asi. Sellest kohe räägime, aga nagu kogu asi oligi siis see, et ju mootorijuhtimine, mototroni koilid, 8 tükki piustid, taga seal all on õlirõhuandur, siit on näha on kütuseregulaator, seal on kütusrõhuandur, siin taga all on veel, ei ole näha, on vee temperatuuri ja rõhuandur, õli on samamoodi temprõhk. 8 õiget teed. 8 õiget teed, nendega lihtne, see oli ainult vedamine ja eelnevalt keevitamine. IAT on siin. Knokid on all peidus, nagu ikka, siit on näha ka, on nukandur. Siit jookseb veepumba elu. Siin on siis, see on nüüd ajumass ja see on ühe poole süütepoolide mass, teise poole süütepoolide mass on sealt taga. Siit on näha lambda pistikut, lambdas on 2 loomulikult mõlemil pool. Põhjal on veel back pressure ja taga pagassis on terve elu. Võib-olla näitame sellega ära, siis tuleme ette ja siis räägime edasi. Siin on siis kogu auto võistluste jaoks väline sureti. Et kui seda tõmmata, siis pealt ei saa näidata, vahet ei ole. Aga siis siia saigi. Siin on 2 releed kütusepumpadele.
siin, kolmanda relee ma lõhkusin ära vist. jah, Jep. siin on 3. relee, mis on siis turbo tagasivoolu õlipump. Siin on siis, kuna on peavoolulüliti, massilüliti, ta on 4 pinniga, siis siit jookseb üks karv veel ette, et kui see välja tõmmata, kaob aku tagant ära, et ka eest kogu muu elu välja sureks. EGT, siin on puussolenoid ja siin on siis paganamuse MAP 2 ja siit jooksevad need õlipumba asjad. Noh, midagi väga ilusat viisakat siin ei ole. Hetkel ongi kõik see, et oleks toimiv, sest tegelikult ju algusest peale oligi plaan see, et me teeme esialgu asja valmis, mis oleks nii mustand ja tegelikult algusest peale oligi plaan, et me esialgu teeme teibituna. Et kui on midagi katastroofilist valesti, oleks lihtsam remontida, parandada, ümber teha ja siis äkki järgmisel talvel teha nullist uus. Nojah, ega sellega kipun nii olema, et need ajutused asjad on kõige püsivamad. Jah, kastika ajutine juhtmestik sõitis 3 hooaega pluss veel 7 peal 2 tõmmeti. Et paistab, kuidas sellega päriselt saab. Siin tulemüürja, nagu ma ei tea, kui hästi siit on aru saada või mitte, aga kuskilt valgus läbi ei paista, täitsa tihe, ilus teine. Ja nüüd see eesots, juhtmestikuga oligi lihtne, kuna Maxeco Pro'l on nii palju 5 voldi sensor groundi väljundeid, et midagi väga jagama ei pidanud, ma sain lihtsalt järjest vedada, siis tegelikult see, mis tundub see kõige suurem töö, et see punt valmis teha, paika vedada, see käis kõige kiiremini. Urmoga koostööd tegime, sai kõvasti teibitud, pikkused paika lõigatud ja siis mootoriruumis laua peal põhimõtteliselt kõik valmis tehtud. Pagass käis ka pigem kiiresti ja see tegelikult nende pistikute panemine, krimpimine, see võttis kõige kauem aega tegelikult. Pluss siis põhimõtteliselt tavatööpäeva mõistes päevatöö oli see harakapesa siin. Ühesõnaga tegelikult see aju käib siin ilusti sees kinni ja siis siin on need kõik erinevad ühendused. Siis üks, see on kerevaheline ühendus, see on kerevaheline ühendus, see on juba remont, millest ma kohe räägin, see on kerevaheline ühendus ja siin on veel üks kerevaheline ühendus, et neid asju on küll ja veel. Kogu aju on siis kere känniga ühendatud. Juba praegu kogu info, mis vaja, liigub. Ilusti see aju suudab originaalpumpa juhtida, veepumpa põhimõtteliselt juhtida ja nii edasi. Kõik, mis BMW originaalis on, me näeme siit ajust. Siis on siin siuke väike huvitav asi, mis on BSD moodul asi. Moodul, plaat, mis iganes. Et see oli meil vajalik, et originaalgenekat, originaalveepumpa juhtida, diagnoosida. Praeguseks nüüd on sellega mingi häda, mis siin juhtus, ei tea. Toide on korras, kuna meil vahepeal oli vool kukkus alla autot käitades, siis äkki see tegi midagi, ei tea. Sellega hakkame tegelema. Siin on all on veel mingi terve hunnik releesi ja kaitsmekarp. Et oleks saanud tegelikult oluliselt rohkem originaalasju ära kasutada, aga ajaliselt lihtsalt ei julgenud hakata uurima, kus midagi on, et oleks pigem niisugune. Hetkel lihtsalt see tehti nii, et oleks lihtne lollikindel endal, et me teame, mida aju juhib, kuidas juhib ja miks ta juhib. Aga siis täna esmaspäeval raketibaasist Janno tuli siia, pani juhtme järgi ja hakkasime siis asja paika panema. Et kuna ta on ka, ajul on toide ja eraldi key-in, mida siis originaalsüüde juhib, siis see sai esimesena paika progetud. Põhimõtteliselt praegult on see, et ise kui võtad süüte välja, võtad võtme välja, pill on liiga kuum, siis veepump, vendid, asjad põhimõtteliselt jahutavad kõik edasi, kui on vajadus. Siis hakkasime edasi asju läbi vaatama, diagnoosima, programmeerima. Tuli välja, et kännühendust ei ole. Kuna Sven oli mulle kogu skeemi juhised ette andnud,
siis oligi, et kere oli känn 1, kast ja shifter oli känn 2. Aga tuli välja, et need oli vaja ümber tõsta, siis selle jaoks sai ka niisugune remont siia vahel tehtud, sest muidu oli suht võimatu neid pinne ümber tõsta, sest üks oli läbi Deutsche, teine oli läbi selle Maxeco originaali. Ja põmm hetkega hakkas kõik põhimõtteliselt tööle. Mul olid, ma esialgu, kui ma ümber tõstsin, ma panin korra otsad vale pidi, tõstsime need ümber, siis hakkas kõik tööle. Ühesõnaga, aju suhtleb kerega, kõik on hästi ja kuna känn 1 on oma takisti sees, siis kast ja shifter võtsid ka kohe pildi ette, sest et seal ei ole takistit. Aga kuna kerel endal on takistid olemas, siis pidimegi känn 2 ümber tõstma, kus Maxecul ei ole endal originaaltakistit sees ja siis hakkas see kõik kohe tööle. Juhtmete tegemise käigus, kuna me rämedalt kiirustasime, siis ajameelsusest ma lõikasin ühe pihusti juhtme valesse pikkusse, siis oli vaja 1. ja 7. pihusti omavahel ümber progeda. Muidu ma oleks tahtnud nad siin sees ümber tõsta, aga ei saanud, sest et need konnektorid on väikse pinni ja suure pinniga ja just need 2 karva olid erineva suuruse pinnidega. Janno pani selle arvutis, proges paika, kõik hästi. Ja vist elektriga rohkem suuremad apsukaid ei olnud. Ülend oli kõik. Suure kiiruga esimese nagu paaritu arvu silindrite poole peal lambdal olin ka 2 pinni valesti pannud. Need sai ümber tõstetud. Hakkas lambdaluhti tööle. Ja siis oligi vaja lihtsalt väga palju kalibreerimist. Siin mingisugused väike veeleke ja mingid asjad. Natuke oli minu kehvasti tehtud tööd ka, ehk siis kütuserõhu andur on tegelikult täiesti vale andur. Aga ta näitab täpselt nii, et siis pole vaja. No jah, aga ja back pressure ja tagumine mäpp on omavahel vahetusse läinud andurid. Ja siis sinna tellib lihtsalt uued püstikud, vahetame need omavahel ära ja ümber ja on hästi. Just. Ja see on see kiiresti tehtud asi, et nii need siuksed vead sisse kipuvad, aga räägi, kuidas esimene käivitus läks üldse? Hästi, käima ta läks. Autoomanik nagu ikka ei olnud viitsinud akut laadida, siis me tegime siin esialgu imetrikke. Selle BSD-ga hakkas mingi jama pihta. Ma ei tea, miks ma ise arvan, et see on äkki mingisugusest kenekast tingitud või kuidagi, sest et meil vool vahepeal kukkus väga alla ja kuna kenekas on värjutud kronsa küljes, siis äkki kenekas ise saanud väga hästi massi, siis sai kiiruga sinna pandud üks väikene juhtmeõpp vahele, et seda parandada. Tegelikult keneka massiga on ilmselt veel üks põnevam lugu, sest et siis kui auto käis, siis see rihmapingut ise viskas sädet siit koha pealt ja siis siit 2 klemmi vahelt või kronsa vahelt, et kuskil on mingisugune ägedam ongelma ka sellega natukene. Aga ühesõnaga praegu on seal see teine massi juures. Ja ma millegipärast arvan, et see on see põhjus ka, miks see BSD-ga mingi häda on. Kuigi siit ma ei ole elektroonik, mulle lihtsalt meeldib juhtmetega mängida, siis ma ei oska siit pealt midagi välja vaadata, kas siin on midagi katki või mitte. Et ühesõnaga see on vaja korda teha, et juhtmestiku elektriga need paar püsiviga, mis oli, need on eemaldatud ja nüüd ongi see BSD vaja korda saada. Siis ülejäänud elu võiks olla vist valmis. Ülirõhk nagu ikka tuli kaua ülesse, sest et LS ja ülirõhk ongi niisugune huvitav kooslus. Dünaamiline duo. Aga see tuli üles, see pill läks tegelikult nagu suht edukalt käima, triggerit nägi, kõik on hästi. Räme rikkalt käis, tagant on siiamaani maast saab bensiini kokku pühkida. Trotle töötab ilusti, boostida ei tee. Aga eks see on piisavalt rikas ka. Kast töötab. Kast jah, esialgu ei töötanud, sest õli oli vähem ja seda oli ju teada, sest et õli oli vähe ja keegi oli jätnud füüsilise neutraali kasti küljes siis neutraalasendisse. Kes? Eks ikka mina. Nüüd ongi see, kui vigade ette lugemine tuli, siis puges ise kiiresti saama, tahti saaks kogu näpu neile. Minu lemmik. Originaal varuosa asendus, karter. Yeah. Ja siis Sven hakkas õlipulka
paigaldama. Ja see kulmineerus sellega, et ma mõtlesin, et mis sa poiss hakkama ei saa ja nüüd see siis ma tegin niimoodi. et mis seal häda oli, ei tea, aga nüüd ühesõnaga tõenäosus on see, et tegu on stokkõlivarda ja õlivarda toruga ja meil on tuunikarter ja tõenäoliselt need asjad omavahel ei klapi. Ja lihtsalt sellel vardal ei olnud kuskile minna seal karteris ja kui me siin natuke asjatasime, ühe korra läks sisse, teise korra proovisime jõuga ja siis käis krõps. Ehk siis talvel on teada, et tuleb, kuna meil on BSD, mille me loodetavasti tööle saame, siis talvel saab panna mis ta oli, 55? N54 originaal selle õlitaseme anduri, siis läbi BSD näeb seda ka. Just. Aga muidu ju käis ilusti. Käis ilusti, rihmaga oli natukene jama. No see on sinu väike inseneeria viga. See on minu inseneeria viga, ehk siis rihmapinguti oli oma jooksu siis lõpus ja tegelikult ei pingutanud seda rihma piisavalt ja praegu on ka, et ta ei ole piisava pinge all ja siin tuleb natuke inseneerida, et mismoodi see paika saab. Ja nagu ikka, mingid sellised pisiasjad, et esialgu ma ei tea, kas kütusesüsteemis oli õhk sees või midagi, et ma ei tea, et esialgu ei näinud kütuse rõhku. Kütuse rõhuanduri kalibratsioon oli vale, sest et see oli see meeletu kõrgsurve. Ja, aga alguses oli see ka, et sealt, kui andur lahti keeras, sealt ei tulnud ühe kütet ka veel välja. No jah, ühesõnaga, mingi ongelma sellega oli. Aga näiteks minul endal mehpumbaga on sama häda konstantselt. Kui ma olen kõik lahti võtnud uuesti kokku pannud, aga see selleks. Aga ülen nagu töötas, rattad käisid ringi ja kast suutis kuni 8 ilusti ära vahetada ja süütepoolid, pihustid, kõik oli nagu õiges järjekorras õigesti, kõik töötas, toimis, kõik väga mingit suurt ongelmaad ei olnud, nii et nüüd on mingisugune nimekiri pisiasju ja siis eks siis boss Janno ütleb edasi, millal, kuidas, mida, aga nagu ma ei tea, kas mina olen mingi mees statement'i viskama, aga nagu teoorias võiks ju kapibaaral rajal sellega olla, jah? Kapibaaral võiks kindlasti rajal olla juba. Mina olen lihtsalt vaesem, mina teen seda, mis mulle öeldakse. Mul on nüüd, kuna see läks käima, siis suurem kivi minu kohustustest selle autoga vist on langenud. Suures pildis küll, kunagi on hetkel. Jah, selle muud asjad, seda me teame, mis seal on. Ma pean nüüd selle Secret projektiga tempokalt edasi minema. Eeldatavasti, kui see video välja tuleb, on neljapäev, siis selleks ajaks mul äkki on see kuskil maal juba. Sest et enda autot peab ka tegema hakkama, siis tahaks ka ise võidu sõita. Kaua ma teiste rajakaid ehitan. Sorry. Ja et Andres, ära too autot, saad samasuguse arakupesa enda ja isegi seda ka mitte päevaga. Aga ega muud ei ole, käima ta läks, käivitamisest ja sellest muust diagnoosimisest ma filmisin ka vahepeal midagi. Urmo istub siin, ei jaksa ära vaadata. Ei ole vaja loomulikult panna minu peale, kui mul ei ole valmis. Et saaks materjali enda kätte selle video kokku monteerida ja teile vaatamiseks välja tunna. Aga eks et nagu arvata oli, et nii läheb. Ja meelde tuli, ühe vea tegin veel ju. Vanasõna, eeldamine on kõigi luhtaminemiste ema. Ilusti öeldud. Siis ma eeldasin mingil põhjusel tänu Carsonile, et 8 AP pistik on juhi pool kohe seal nagu turbiini lähedal ja tegin juhtmestiku selle arvestusega valmis. Aga vaata siis, kui sa oled Powerglide'iga harjunud, siis seal ei käi pistikuid, siis tegelikult tuli välja, et see oli täiesti kasti taga otsas, nii et siis kui juba kõik küljes oli, siis ma sain pikendada 1,25 meetrit seda veel. Just. Aga see ja siis 2 pihusti juhtme lõikamine, see oli siin need suured feilid, aga ülend oli fine ja nüüdseks ta käib ja Urmo paneb pilti, videot, kuidas ta käis ja mis häält ta tegi ja ma ei kujuta ette, mis kvaliteediga see heli seal on. Ja
mina tänan, mina tänan ka. Sven ka tänab, tervitab pruuti, ema. mina ka tänan. töö kiidab tegijat. töö kiidab tegijat. Järgmise korrani. Järgmise korrani.